see tarkvara, mida ma siin videos näitan, on reaalselt üks kõige võimsamaid tööriistasid, mida sa saad oma ettevõtte jaoks kasutada aastal 2025. see võib su elu muuta. Minu oma igastahes muutis. Enne seda ma kasutasin Zapier'i ja paari veel mingi tasuta tarkvarast, mingi Monday ja ma ei tea, selliseid asju oma CRM-i ja müügihalduse jaoks. Ja üks päev ma leidsin selle tarkvara nagu high level. Miks see on nii võimas, on nagu minu arust see, et seal on nagu kõik asjad ühes kohas. Ma näitan sulle nagu põhiasjad ära, mis kõik seal tarkvaras on olemas ja miks sa peaksid võib-olla kaaluma seda, et seda proovida. Aga lähme otsa asja juurde. Meil on siin testkonto lahti. Kui me siin sisse logime, siis alustame CRM ehk siis müügitoru haldusest. Siin tarkvaras on selline etapiti nii-öelda jaotus, muuta nende etappide nimesid, ma ei tea, panna siia emojisid juurde, et asi natuke rõõmsamaks teha, lisada neid etappe juurde. Kontaktkaardil on kõik olemas, kus see kontakt tuli, saab lisada tag'e, et teada näiteks, et näed, see on näiteks kõrge prioriteediga lead või siis näiteks allikas, kust see lead on tulnud. Muidugi ka märkuste süsteem, et saab juurde lisada märkused, mis selle leadiga on toimunud, näiteks lisad siia, et ma ei tea, helistasin ja ei võtnud vastu. Ja kuupäevasid siia ei pea lisama, sest et igal märkel on oma kuupäev tegelikult juba juures. Siis samamoodi saab igale leadile lisada task'e, tegelikult saab ka automatiseerida siis teavitused, et näiteks kui lisatakse mingi task mingile leadile, siis tuleb teavitus näiteks mingile müügiinimesele. Järgmiseks käime üle high leveli kalendrisüsteemi, et pärast ma siis loon siin ühe kalendri ja näitan, kuidas seda saab kasutada. Kõik kalendrid, mille me siin high levelis teeme, saab ära sünkida oma Google kalendriga, oma iCloudiga, mis iganes muud kalendrit sa võib-olla kasutad. Personal booking on siis nii-öelda ühe inimese kohtumisteks. Siin saab ka teha sellise asja, et näiteks saab automaatselt kohtumised ära jagada mitmete müügiinimeste vahel. Kohtumise pikkus minul toimub. Nii hästi lahe asi on see, et näiteks kui me tahame kohtumist teha kellegagi, siis me saab ise selle kohtumise kirja panna. Näiteks 8. kell 9:00 päeva oma kontaktinfo ja ongi olemas ja jällegi läheb sinna süngitud nii-öelda sinu süngitud kalendrisse tuleb ka see märge, et näed 9:10 tuleb kohtumine selle inimesega. Sotsiaalmeedia haldus kõik ühest kohast. Ehk siis kõik sotsiaalmeediad, mis sul on, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, Pinterest, kõiki neid saame siin ühes kohas halata, siin ühes samas tarkvaras saame teha postitusi, lisada näiteks Facebook, Instagrami postitusi korraga ja hallata seda kõik ühest kohast. Siis järgmiseks automatiseeritud emaili kampaaniad, ehk siis saadki importida siia näiteks 2000 kontakti sisse ja iga päev sätestada nii, et saadab 100 emaili kindlal kellaajal välja kindlate inimesteni. See funktsioon on kõige võimsam funktsioon, mis high levelil on automatiseerimine. Ehk siis kõik, mis igas kohtumiste meeldetuletused, automatiseeritud järelmüük, emailid, SMS-id, kõiki neid automatsioone saab siin ehitada. High levelil on endal ka paar sellist retsepti või template'i olemas, aga kui vaja, siis kui sa kasutad seda allolet linki, et nii-öelda see tarkvara endal saada, siis ma alati ka tasuta olen valmis sind alati esimese automatsiooniga nagu aitama isiklikult. Nende automatiseeringutega saab põhimõtteliselt terve suure ettevõtte back-end süsteemid kõik automatiseerida. Et see on tõesti tegelikult ei saagi siin kokku võtta, mida kõike siin teha saab. Et neid workflow'e saab siin ehitada väga palju. Kõige hiljutisem asi, mis nüüd high levelisse lisati, on AI chatbot, ehk siis tegelikult saab treenida välja oma AI chatboti, mis siis hakkab nii-öelda potentsiaalsete klientidega näiteks SMS-i vahel suhtlema. Sellele AI chatbotile saad anda ise kõik need ülesanded, mis ta peab tegema, näiteks chatboti ülesanne on kokku leppida kohtumine kliendiga ja siis ta täpselt seda ka teeb.
automaatsed Instagrami DM-id, Messengeri sõnumid, no ma ei kujuta ette, see on see võib põhimõtteliselt kõiki neid asju saab siin automatiseerida. Siis jällegi väga hiljutine asi on Voice AI Agent, hetkel saab nii-öelda, kui keegi helistab näiteks sinu ettevõtte telefonile, siis hetkel saab ainult inglise keeles äh, saab luua siis endale inglisekeelse AI agenti, kes ise suhtleb klientidega, aga noh, see on ainult inglise keeles. ja siin saab siis üles panna selle sama ai chatboti, et tema koolitamine võtab natuke aega, aga isegi eesti keeles juba on 99-95% täpsus sellel, et ma ise ka päris üllatunud, et on väga muljetavaldav täpsus sellel chatbotil. High levelis saab ka siis luua ise müügifunneleid ja veebilehti, e-poode, veebinare, WordPressi ära ühendada, ankeete, et kõik sellised asjad, lisaks siis ka chat widget, mille saab siis veebilehele lisada. ka täiesti algaja võib endale veebilehe siin luua, et see ei ole raske, ütleme nii, et ta on umbes sama raske kui Wix, aga lihtsalt lõpptulemus jääb mingi mitu korda parem ja toredam, et Wix on veebilehtede koha pealt minu arust väga suur peavalu, et aga siin olen ka veebilehti teinud ja on täiesti professionaalsed ja saab ka kõik need samad kalendrid ja kontaktvormid saab kõik lisada nii-öelda veebilehtedele ka, et sellepärast see tarkvara, ta on nagu nii terviklik lihtsalt, ta on lihtsalt nii terviklik, kõik asjad on nagu ühes kohas, mis vähegi müügiga on seotud. et jah, samamoodi ka e-pood ja noh, jällegi rääkides nendest samadest email ja SMS automatsioonidest, siis saab ka sinu e-poele nii-öelda need külge panna, näiteks kui keegi jätab ostukorvi tegemata või nii. ja need pluginad ei maksa midagi peale, et need on kõik baaspaketis, on kõik need teenused, mida ma siin praegu näitan, kõik need funktsioonid on baaspaketis olemas. isegi QR koodi saab teha, ma tean, et see on tasuta nagu muidu ka, aga noh, see, et see lihtsalt on jällegi siin olemas, on nagu ülilahe. High level töötab siis põhimõtteliselt pilve baasil, ehk siis kõik nii-öelda pildid ja asjad nii-öelda upload itakse või noh, laetakse siia keskkonda üles ja siis pildid genereeritakse kõik nii-öelda linkidega. nii, nüüd review'de osa. ehk siis näiteks kui ehitusettevõte on oma töö ära teinud, siis päris tähtis osa on tegelikult küsida review'd. ja siin saab jällegi sedasama asja automatiseerida, et näiteks kui sa tahad ise müüa näiteks automatsiooni, mis näiteks toob võib-olla ettevõtetele review sid juurde, siis siin saab täpselt samamoodi seda teha ja saad seda sama teenust võib-olla ettevõtetele müüa. siis kogu statistika, et siis kõikide nii-öelda näiteks Google Ads'ide, Facebooki Ads'ide statistika, siin saab kõik sinu Facebookid ja Google Adsid saab kõik ära ühendada selle tarkvaraga ja meil on jällegi kõik asjad, statistika siin ühes kohas olemas. näiteks isegi kui sa teed näiteks kliendi jaoks seda tööd, siis temal on palju parem jälgida siit high level'ist seda statistikat kui see, et minna reaalselt Google Adsi, sest seal on päris raske midagi üldse aru saada, võib-olla algaja jaoks. et jah, see on tõesti nagu tegelikult lõpmatu asju, mis sa saad tänu selle tarkvarale müüa, Google review'se, reklaame, ma ei tea, suurtele ettevõtetele mingi back-end lahendusi. näiteks üks vend Ameerikas teenib vist praegu mingi 50 kilo kuus sellega, et ta lihtsalt müübki mingi koristusettevõtetele põhimõtteliselt lihtsalt seda platvormi, et kus nad saavad põhimõtteliselt, kus neil on olemas kõik reklaami template'id ja sellised asjad. Viimase asjana ma käiks üle selle, et siin tarkvaras saab helistada, mul on siin ostetud Eesti number, mis maksab kuskil 3 eurot kuus, kõned vist kuskil, ma ei teagi, kas oli paar senti minut, äkki midagi sellist, et igastahes jah, siit saame mingi numbri mis iganes valida ja kohe neile helistada. High levelis saab suhelda klientidega kas läbi SMS-i, Whatsappi, emaili ja tegelikult ka Messenger, Instagram DM-id, et nendega, et kõik nii-öelda jällegi kõik suhtlusallikad, mis sul võib-olla kliendiga on kõik siin samas kohas.
Siin on tegelikult veel väga palju asju, mida ma siin videos üle ei käinud. Kõige parem on, kui sa saad neid variante ise siin vaadata ja proovida. Tavaliselt on high levelil tegelikult 14-päevane prooviperiood, aga all oleva lingiga saad sa siis 30 päeva tasuta high levelit proovida, katsetada, vaadata, kas sulle meeldib. Kui sa haarad selle prooviperioodi minu lingiga, siis anna mulle lihtsalt teada. Ma võin sind automatsioonide ja võib-olla ülejäänud tarkvara asjadega ka aidata. Kui sul hetkel on ettevõttes probleeme võib-olla müügiga, võiks asjad olla rohkem automatiseeritud, organiseeritud, siis raske on paremat tarkvara selleks soovitada, aga kõik head.